Tagasi algab meie galakontserti teine osa. Nii Gert, oled Kaagis käinud 12 aastat. Kuidas loomustad enda või kuidas ise loomustad enda kooli? Ma tahaks öelda, et sellest päevast alates, kui ma siia kooli tulin, kui oli hästi päikseline päev ja ma loodan, et nüüd, kui ma siis lõpetan, on ka väga päikseline päev. Selle aja vältel ma olen hästi palju õppinud. Jah, ma olen ka tunnis õppinud, mis on loogiline, aga ma olen ka õppinud väljaspool tunde, mida on nagu kool andnud kaasa oma sellise ühtsuse ja kõigi nendega, mida sa teed ka väljaspool tunde. Et kui ma vaatan seda kooli sõrmust, siis mul tuleb meelde kõik, mida kool mulle andnud on ja mida ma olen siis üritanud vastu anda. Aga sina, David, tulin meie kooli 11. klassis. Mida ka kes kõige rohkem hindab? No, muidugi Gert rääkis siin juba nii palju ja nii võimsalt, et mul on nagu raske siit edasi minna. Aga ma ütlen omalt poolt seda, et jah, ma olen käinud nüüd, saab 2 aastat täis, mis on nagu võrreldes väga väike osa sellega, palju Gert on siin koolis käinud või Mari. Aga mina selle 2 aastaga olen aru saanud, et selles koolis on hea aura, sa tahad siin viibida. Sul on meeldiv seltskond ümber, nii õpilased, õpetajad, söögitädid, ma ei tea, ükskõik kes on vähegi kooliga seotud, sa saad aru, et ta hoolib sinust või nagu see ei paista, see ei pruugi alati välja paista, kuid tegelikult lõppude lõpuks, kui sa vaatad jällegi sõrmust, et sa saad sellest aru ja sa saad aru, et see kool on ühtne tervik. Ja. Aitäh sellise ilusa vastuse eest. Meie ees on nüüd väga noor bänd, kes on vaid paar kuud tegutsenud. Solistikal 2016, aga saavutasid noored 4. koha. Ja esimeseks kuuleme Everiks ja Merilin Mälk nende esituses laulu Crazy, kelle autor on siis Corey Henry. Palun!
so little it looked like fun. And it's no coincidence I come, and I can tell when I'm done. Maybe I'm crazy. Maybe you're crazy. Maybe you're crazy. That make me crazy. That make me crazy. That make me Merilin, tere. tere. Räägi, mis tunne on nii mehises bändis kaasa lüüa. Kas proovides tuleb tulisid ka ette? Tunne midagi erilist ei ole, aga tülisid jaa. Natuke tuleb, aga saate kiiresti ära vahetatud. Väga õige. Et millised on teie bändi lemmikbändid omakorda, et kellele te nii-öelda alt üles vaatate? Magic Panda? Everix. No jah. Aga sulle endale isiklik küsimus, et saavutasid solistikal 4. koha. Kas muusikas on sulle võidud olulised või paelub enam siiski lihtsalt see feeling? Pigem see, et ma tunnen ennast hästi, mugavalt ja ma naudin seda. Kas sa tunned ennast laval nagu kodus? Paremini veel. Väga hea. Aga mis lugu te siis meile nüüd mängite? The Blues Remain. No, head kuulamist. Ain't got no sunshine, ain't got no rain, ain't got a worry in the world, but the blues remain. Street.
worry in the world, but the blues remain. Ain't got no sunshine, ain't got no rain. Ain't got no worry in the world, but the blues remain. Ain't got no sunshine, ain't got no rain. Ain't got no worry in the world, but the blues remain. Ain't got no sunshine, ain't got no rain. Ain't got no worry in the world, but the blues remain. Ja nüüd aga võimlemise juurde. Võimlemisvõistlused on meie koolis juba 24-aastased ja meie võimlemiskuninganna Tiina Käen tõi välja võrdluse, et tänu uuendusmeelsele koolile on ka võimlemisvõistlused olnud erinevais võtmeis ja lasknud õpilaste fantaasial lennata. Järgmise aasta 25. juubelüritus viiakse läbi spordihoone suures saalis ja esialgne plaan on jällegi midagi uuendada. Kuidas? Lasse jääb esialgu saladuse looli taha. Tiina Kääni suurim soov on, et kõik klassid leiaksid häid ideid esindamaks oma klassi võimlemisvõistlustel ja et õpetajate võimlemislust ei raugeks. Kõige selle eelduseks on hea meeskonnatöö kehaliste aineosakonna, juhtkonna, õpetajate ja õpilastega. Täna on Tiina väikeste võimlejatega Tartus võistlemas. Edu! Meie aga saame nautida selle aastast õpetajate võimlemiskava, milles osales 28 meie kooli õpetajat. Kava tõi kaasa 760 kuvamist YouTube'is. Head vaatamist! Ma küsin teie käest, kus on siin staadion? Vaata selle video. Selle laulu teemaks on rahvasport. See ei ole võistlus, kus määrab kord. Kui sa trenni teed suure hankliga, võid ka rinna pista kergkantriga, kuid tähtis pole võitja, sest võida sport. Kui on startmin minna soov, võta sisse õige poos. Kui saad sisse kiire hoo, siis sa jooksed ringina, kuuldi särgise peatasid mingid reeglid või märgid. Iga õige, kes on veelusport. Oled veidi priske või näos on korts. Kui sa trenni teed ikka hoolega, võid ka võidu joosta erki noolega. Kuid tähtis pole võitja, sest võidab sport. Kui on liiga raske, võid anda jooksugi. Oled veel seal kinni hing. Ja sa tead, et lõpp on kaugel, kuid jõud juba raugel. Ei jaksa sa minna, kuid rival hukkas hingab. Selle laulu teemaks on rahvasport. See ei ole võistlus, kus määrab kord. Kui sa treenid kindla eesmärgiga, jääb alla sulle andrusväärika. Kindel siht on silme ees, oled igal alal ikka võidumees. Kuid tähtis pole võitja, sest võidab sport. Kaks Kuressaarega naasimise ja õpid kõige!
headele õpetajatele. Aplaus. Eile toimus juba 7. korda KG minifilmide festival. Ürituse organiseerimisel löövad kaasa meie vilistlased, kes filmiilmas juba suuri tegusid tegemas. Näitame teile nüüd Karl Jakob Toplaane loodusfilmi, mis eile žüriilt ainult tunnustavaid sõnu leidis. Siin ta on. Aitäh! Nüüd aga Kristina Liiv. Tere, Kristina! Tahaksin öelda kogu publikule, et Kristina Liiv on tegelenud etlemisega sama kaua, kui mina olen õppinud siin koolis või siis vastupidi. Kristina, kas teeme väikese etlemisduelli lause vastu aastate jooksul esitatud tekstidest? Võtan vastu. Teeme nii, ma panen ka siis kõrvale mikri. Ja ma alustan. Kord elasid isa ja poeg. Toomas, mul on seda valus sulle öelda, aga meie suhe on lõppenud.
Eile nägin ma Eestimaad. Seal Emajõe kaldal panid sa mu sülle väsinud pea ja küsisid, kas ma tegin. Isa oli ilmakuulus arvuteadlane, poeg aga lihtne näitleja. Pidu käib külas poissel ja tüdrukul. Kalmistul maetakse vilmad. Nägin hultsikuid ja saunasid, nägin bagaaže ja paunasid. Minu linn vihkab mind. Linnud. Peamiselt siiski tulid lihtsalt situvad mu pähe. Okei, stopp. Mida sa täna meile esitad siis? Täna ma esitan teile Katkendi Kipuvirve eluloo raamatust Nagu linnuke Nohtsal, mille autor on Tiina Maane. Palun. Sa võib-olla ei usu, aga mul taheti ükskord Pootsi kaupluse juures kõri maha võtta. Ma olin 20 või umbes nii. Käisin vanematele vallamajast palka ära toomas. Nad olid tolle sordus majakavattideks. Tulingi sealt raha ilusasti kotis. Käisin poest läbi. Oli suvine aeg. Ladusin parasjagu poe ees asju kotti, kui mulle hüppas ligi üks mees. Hästi murdu ja vastiku olemisega tüüp. Ütles, et nüüd on siuke värk, et lähed poodi ja tood mulle õlut ja viina. Mina ütlesin, et mul pole raha. Temaga see peale, et teab täpselt, palju mul kotis on ja isegi seda teadis, et ma vanematel käisin vallamajas palka ära toomas. Mina teda ei tundnud ja ma ütlen sulle, et ma ei tahagi teda tunda. On hea, et ma teda ei tunne. Ja oligi selline lugu, et mees käib peale, mine poodi ja too viin, aga mina ei läinud. Siis vaatas vastiku olemisega tüüp ringi. Pootsi poe juures polnud ühtki hingelist näha. Ta võttis mul rinnust kinni ja ütles, et nüüd teeme otsa peale ja surus mulle pika täägi kõrile. Tead, mis tääk on? Sõjameestel on ka täält. Panevad need püssi otsa. See kohe sätendas päikse käest nii, mis kole. Ta lubas mul 1, 2, 3 pea maha võtta, kuskile põssa visata ja ise putket teha. Aga just sel momendil tuli poe juurde leida. Ühe kandi rahvas tunneb üksteist, seepärast ta hüüdiski, et mis sa seal väravate vahel passid? Ai sai, kui kiiresti see tääk peit oleks. Miskit polnud enam näha. Kõrileikajale ei jääbki muud üle, kui mind lahti lasta ja ise poodi minna. Aga enne veel tiris mind kotist ja ütles, sa ei ole pääsenud. Süda lõi nii sees, et mul pole sõnu rääkida, kuidas ta lõi. Aga suust ei tulnud ainumatki juuksu. Kohe mitte üht häält. Aitäh, Kristina. See oli Kristina. Aga nüüd. Õhus on tunda sädet. Kus te olete? Nii. Küsiksin nüüd kohe, et kuidas teeb igapäevatööd
või kuidas näeb välja teie igapäevatoimetus? Palun vastake igaüks. Jah, et milles seisneb siis ühe sädepäev? Käime koolis ja käime laulmas ja kodus ka laulame. Kodus nii musikaalsed olete, jah? Seda on lausa lust kuulda. Aga mul on siis nagu küsimus, et kuidas siiski nagu sinna laulu see säde nüüd, kuidas te seda säde sinna loosse edasi annate? Mida te teete selle jaoks? Meie imearmas õpetajad Pilvi süstib meile nii palju positiivsust, et see tuleb lauludes välja. Tubli Pilvi. Jätka samas vaimus. Aga nüüd kuuleme siis Imre Sovere lugu Üle vee. Palun neiud. Aitäh neiud! Nüüd aga Elena-Liis Lemberi ja Brett Nepperi moekollektsioon saavutas Paides teise koha. Kõige rohkem elevust tekitas konkursil koer Miia, kes laval üles astus, nunnumeetri põhja keeras ning oma tublidusega lõpuks modelli eripreemia pälvis. Meie ees 7. B kollektsioon Kadriorg.
aga mul tekkis üks küsimus, et kuhu see võnnumeeter jäi siis? Aga see selleks. Nii, meie ette astub kohe-kohe Liis. Liis. Siin on. Nii, Liis, ma küsiksin enne, kui sa lavale lähed, 2 küsimust. Kaua sa oled etlemisega tegelenud? Nüüd saab 2 aastat. 2 aastat, selge. Ja mida sinule on andnud etlemine? No ma arvan, et kindlasti julgust ja enesekindlust Ja kindlasti ka väljendamisoskust. Tean omast käest. Aga mida sa meile täna esitad? Ma esitan Armin Kõomäe raamatust Kakendi lõiguttoonist. Kuulame. Midagi oli valesti. Kui kõik on ära, siis pidin ju mina ka ära olema. Mõni tappev viirus, neutronpomm, vaevalt. Laipu ju pole. Küüditamine. Kes küüditas? Kuhu? Kurat, ei ole võimalik. Me kuulume ju NATO-sse ja Euroopa Liitu. Ufod. Come on. Läksin välja. Tühi kõht andis tunda. Alles nüüd taipasin Tartu maanteed täpsema pilguga uurida. Trammid seisid, kus juhtus, nagu ka sõidukid. Mõni auto oli teisele tagant sisse pannud, aga tundus, et mitte kuigi suurel kiirusel. Pigem oli tagantulija ees olevaga sõbralikult põkkunud. Edasi lonkides möödusin lapsevankrist. Nööpisin katte ettevaatlikult lahti. Tühi. Ainult mingi körin veidi näritud otsaga. Võtsin selle kätte. Raputasin. Ja korraga ehmusin. Nii vali heli. Vaatasin enda ümber. Täiesti irreaalne vaikus. Nagu vaakumis oleks. Kuulatasin. Tahtsin silmi sulgeda, aga millegi pärast ei jätkunud julgust. Mul hakkas väga kõhe. Linn on. Majad on. Trammid ja autod on. Aga helisid ei ole. Võtsin kõristi kätte ja liigutasin vaikselt. Nii vaikselt, et suutsin eristada iga üksiku terakese häält. Lisasin tasapisi hoogu, pöörates end samal ajal 360 kraadi. Kusagil kurgu sügavusest hakkas kostma madal. Tõstsin plastlelu pea kohale, vehkides aina intensiivsemalt. Hääl tugevnes ja surus valusasti rinda, justkui paisuvesi, mis tammist jagu tahab saada. Appi! Ja siis jälle vaikus. Nonsens. Pistsin kõristi taskusse ja astusin edasi. Mingigi heli vähemalt. Aitäh!
üleriigilise noortelauljate konkursfestivali Võlu hääl 2. koha ja KG Laululinnu 2016 Grand Prix pälvinud Oliver Lepik esitab meile loo Viimne ratsu. Oliver, kas on juba tunda ka, et sinu tublidele saavutustele muusikas oled meie suures koolis juba tuntud mees? Ikka. Kuidas on, kas tüdrukud jäävad ka järele vaatama, kui koolis ringi käid? Mõnikord ikka, kui ma käin, siis jah, ja silmanurgast jääb kuni veel. Milline väljakutse on olnud sulle kõige raskem? Laulukarussell. Aga said hakkama? Jah, ei no, niimoodi 50-50. Väga hea, edu sulle edasides. Näeme Anna Karakjani moekollektsiooni Kibu Vits. La
ma paluksin siia nüüd Ott Puki. Äkki ta tuleb aplausi peale. Ott, meeldib näha. Sina oled üks mitmekülgne tegija. Kuidas sa suudad seostada väitlemist, kõnepidamist, etlemist ja jalgpalli? See kõik on üks suur tiimitöö oma juhendaja ja iseenda vahel. Väga hea, et me tahaks nüüd täiesti ausalt teada, et kas jalgpall on siis parem kui väitlemine? Vabandust, Marit, aga jah, jalgpall on parem. Kuidas on tunne hetkel, kui kooli lõpp on ukse ees? Mida tahad enne veel ära teha? Ega siin palju ei jõua enam ära teha, aga ma ei tea, tantsida peale. Rahvatantsu, varsti näitega. Väga hea, tantsi täna hea. Mida meile täna loed? Liide Koidula, kõik muutunud. Väga hea, kuulame. Liide Koidula, kõik muutunud. Kas üsna meelest ära läinud? See tund sul üsna ununud. Mind mu kõrval kodu punapalgel sa seisid kõrge kase all. Seal hüüdis ööbid, lilled kõiksid nii hellasti, kui kuulaksid nad sinu sõna. Tähed kõrgel, kui meie õnnest osas. Nüüd teiseks kõik on muutunud, sest sinu süda teiseks läks. Ei laula lind, lill ammu närtsinud ja tähtede hulk alla läks. Mis pärast pärit sa? Oh, küsi su oma südant, armuke ja kuula, küll ta kostab. Eks kata mind ka pime öö. Aitäh! Neljandate kuni 6. klasside karakter- ja showtantsurühma esituses näeme tantsu Lush Life. Palun! It was a crush, but I couldn't
aitäh suurepärase esituse eest. Üleriigilisel noorte lauljate konkursfestivali Võlu Hääl saavutas 7. koha meie õpilasesinduse juht Grete. Grete, vasta mulle, kas mõnikord koolis tundub ka, et teha on nii palju, et stressist päästab ainult muusika? Jah. Väga hea vastus. Eile oli minifilmi korraldamise juures üks juhtfiguure. Kuidas tehtud tööd hindad? Ma arvan, et me saime super hästi hakkama, aga kindlasti on iga aasta midagi parandada. Mida täna meile esitad? Täna esitan teile Aita mööda saata öö, mille on kuulsaks laulnud Ivo Linna. Aga oota, kes või mis sul aitab öö mööda saata? Minu voodi. Head kuulamist. Grete ja kompanii, see oli tõesti ilus. Aitäh, teeme ühe aplausi veel. Ja nüüd taas meie ees Meeri Martinson. Kuuleme Meeri esitusest talle selle aasta Liivide konkursilt laureaadi tiitli toonud Juhan Liivi luuletust Oma kasu. Palun, Meeri.
värvitab öösel põrandal? Kes see valvab sinu sängi ees? Kes see päikses siin magama hellitab? Mina, omakasu, sinu sõber, omakasu, käin sängi all, seisan ja vaatan su voodi ees. Ole mureta, sinu tuttav mees. Sinu asjad on aiva hääd. Ees ja taga mind igal pool näed. Sealt sul silegad, lehmad rammusad. Ainult natuke vähevast kõverdat. Kõik kui ilma saab. Ära muretse seltsimees ühtigi. Mina ei jätta maha sind millalgi. Ära muretse. Ei jäta millagi. Näe, nüüd mind ei tunnegi. Mine ikka. Armas olen ometi. Tunde hinge veel mängid sa. Jätta parem. Roll ei õnnesta. Mina saan võidu. Olen alati. Ütlen ma. Noh, arvsam ka vastu puigelda. Ilma minuta ikka ei õnnesta. Ega sa õpetaja pole. Vaga paluja koguni. Pää norutaja koguni. Ilmas peab oskama elada. Aitäh, Näri. Nii. Esmakordne koolidevaheline ehk siis KG ja Süki lauluprojekt on sel aastal lõppude lõpuks siis teoks saanud. Sega ansambel Kärg on kohe varsti meie ees. Ärge kartke. Suur tänu. Lähme edasi. Ja saavutasid Jõgeva konkursil Sega ansamblites 4. koha. Kas see on edu algus? Ja kuhu edasi? Aitäh meelde tuletmast. Aga nüüd on edasi kõrgemad sihid ja... Lähme laiali. Lähme. Et see, me siiski ei käi kohaselt. Lähete laiali, et kunagi uuesti kokku tulla? Jaa. 50 aasta pärast. Noh, siit meil jääb üle vaid oodata. Ellu jääda. Nii. Näiteks, Mart, milline energia on kahe kooli ansamblis? Kahe kooli ansamblis midagi ergist ei ole, aga meeste ja naiste ansamblis. Vot see oli vastus. Mul on veel küsimusi. Ma olin Tiini näiteks. Miks Kärg? Kas kogute midagi? Sest et me oleme ühtne pere. Oi armas. Siis lõpetuseks küsiks, et mida te meile siis täna laulate ja esitate? Ühte laulu. Kota. Mitte see juust. Okei, kuulame. Ma vaan teie.
aitäh! Ja nüüd, enne kui meie gala 2016 ajalooks saab, kutsume lavale Laine Lehto, meie ürituse hinge. Laine, kuidas sündis idee hakata korraldama meie koolis gala-kontserti? Ma pean ütlema, et Saaremaa on üks inimene, kes on käima lükanud väga palju asju, väga palju festivale, kontserte ja tal on nii palju mõtteid ja loomulikult ma loodan, et siin saalis on palju inimesi, kes teavad Ludmilla Tooni. Tema oli see, kes tuli minu juurde 2003 aastal ja ütles, et tal on mõte Kuressaare linnakoolidele teha selline sari, kus iga linnakool, huvikool tutvustab oma parimaid tegijaid ja siis juhtuski see, et Linnateatris aastal 2003 sai teoks ka esimene gala-kontsert, nii et aitäh Ludmilla Toonile, minu sügav kummardus ja aplaus võiks tulla tõsiselt. Sel aastal on meie koolis 14. gala-kontsert. Mida toob juubeliaasta 15? On teil juba mõtteid? No kindlasti juubeliaastal tahaks jälle kutsuda vilistlasi. Võib-olla mõtleme välja mingi põneva projekti, aga kõik ei saa ette öelda, nii et las siis mõni asi saladuseks ka. Kus teie õpetaja Laine enda energia saate? Mul tihtipeale tekib see küsimus, lihtsalt ma vaatan teid ja mimetlen, et kuidas saab inimeses olla nii palju rõõmu, lusti, positiivset energiat. No seda ei saa sõnadega kirjeldada, te peate kõigepealt Lainet tundma ja esiteks temaga kohtuma. Aga äkki sa avaldad meile mingi valem enne lõpueksameid, meil oleks väga samasugust energiat ja positiivsust vaja. No nii, mina isiklikult nagu püüan väga selle poole, et mul peas oleks alati ilusad mõtted. Ja kui pea on ilusaid mõtteid täis, siis peaks tulema ka energia ja kõik muu. Kui peaksite iseloomustama Kuressaare gümnaasiumit, siis mis teid meie koolis eriliselt paelub? Ma tahaks öelda need ilusad 3 sõna. Vabadus, ilu, tõde, see on kõik sees. Kui nüüd mina oleksin kuldkala ja teil oleks üks soov, siis mis see soov oleks? No, äkki soovida valits, tõesti soovida valits veel. Bingo! Rahvatantsurühm Sõlesepad, soovida valits on meie kõigi ees. Aitäh, Laine Lehto! Pidage sõbra
veel viimne kord tantsusööd. Hoidkem siis tugevad sõpruse sidemed, jagagem üheskoos muret ja rõõmu. Jäägume silmisse nooruse sädemed, tuksugu ühises rütmis ja südamed, kõrgem siis muret ja suurem on rõõm. Avan päevale peod, ootan homset võimet, kuid mind endaga seob tunne, mil pole nime. Las meid nüüd kaasa viib veel, kaasa las viib koolipäevade öö. Keerelgu samas me teen, keerelgu samas veel viimne kord tantsusöö. Aitäh selle sõpad. Aga üks kurb tõsiasi on ka. Gala 2016 on peagi lõppemas. Oli häid emotsioone, tarku mõtteid, tublisid tegijaid, suurepäraseid juhendajaid. Oli ka loomulikult soe publik. Kas keegi soovib veel sõna enne, kui koos tänaste emotsioonidega teele asume? Hinge tahab. Tere, mina paluksin veel selle suurepärase kontserdi peasüüdlase siia publiku ette, et tänada teda kogu Klõstja gümnaasiumi Kas leidub veel keegi? Leidub. Suur tänu meeldiva kontserdi eest ja väike tervitus Vannalinna koolist. Kas nüüd on kõik? Soovib veel keegi sõna? Vist mitte. Aitäh, et olite meiega. Juba aasta pärast 15. KG Gala ja meil on mida oodata. Aitäh kõigile ja uute kohtumisteni muljeterohket koduteed.